jätkame siis täpselt sealt, kus eelmine pooleli jäi. Ehk see laevaigaldus. Panen selle esimese rea siin ära. Võiks korra mõõta ka, et kas see nagu päriselt ka on keskkohast. Jep, väga hästi. Vaatame siit teist poolt ka veel. Kas ma olen teinud oma... Oi, väga hästi. Võib-olla millimeeter on mööda, aga see on hästi, et siis ma panen nüüd edasi neid. Aga anname siis ainult minna, et proovime, kuidas teab üsna hästi. Ma panen selle esimese rea ära ja siis ma panen nagu liimi ka pärast. Selle võime sealt vastu panna. Järgmiselt saab juba klotsidega niimoodi edasi minna, aga nüüd järgmist ma siiagi ei panegi rohkem, sest et ma ootan, kuni ahi tuleb. Ja siis on parem seda lõppu teha, et ma teen nagu, löön väga palju värd, et ma teen praegu siiamaani ära. Sest panen selle timelapse jooksma ja siis hakkan järjest neid panema, et vaatame kaugele ma siin nende peitsitud omadega jõuan. Nii, mingi piirini pandud. Praegu said need värvid peitsid just otsa, aga noh, selline on päris rahul. Et siia vahedesse siis ma panen LED-ribad, 3 tükki laiuse peale. Ja siia tuleb üks valguste siin ka, et on sellised 230 voldi pealt toimivad sellised valgustid ka. Et need lähevad nagu siia, et sellised head spot-valgustid, et nendega saab nagu natukene nüanssi luua, et kuna mul nüüd nagu inverter ka on, siis on nendega hea. Aga nüüd jah, siit edasi, et ma lapin selle augu ära, mis siin eelmised omanikud teinud on. Ja siis praegu panengi nagu kaameri kinni, et hakkan neid uusi peitsima, aga mul sai need rull ja peits sai otsa, et toon poest neid uued ja siis mingi peitsime neid uuesti. Et näeme järgmis klipis. Mõtlesin siis, et hakkan peitsima, ikka pole jõudnud poodi. Aga need valgustid on siis nüüd paigas. Keran selle alla natuke parem näha, et sellised siini peal. Kui neid olete kuskil kaubandusvõrgus näinud, siis need on selles suhtes head, et neid saab pöörata igas suunas nii-öelda. Ja siis, kui nad on ka siini peal, siis sa saad, võtad lahti, liigutad siia, uus asukoht, paned käima ja sõidad, et hästi mugavad. Nii-öelda elektrinöördidele veel see ka, et siin sees on nii-öelda 3 faasi, ehk siis kui on hästi pikad liinid seda siini, siis sa saad valgusti pealt valida. Oogan siit on näha, võib-olla ei ole, siin on üks number, et kui ma selle keeran ühe peale, siis läks tööle ja siin on ka 3. faas, vist ei ole hästi näha, ja teine. Mul on ainult üks ühendatud, aga et lihtsalt sa ei koormaks ära käivitusvooluga kaitset. Täna siis on 27. aprill, hommikul läks video üles, päris palju tagasisidet, aitäh Remole, ostis mulle seda pitsat ja helistas mulle ka veel Madis. Ma ei tea, meil polnud varem kohtunud, ma ei saanud alguses aru, kes on ja ma ei pidanud teda teadma ja helistas, sest tema tegeleb puitpõrandatega. See, mis mul siin maas on. Ja ütles, et mul on kõik väga hästi tehtud, aga üks viimane asi on halvasti, ehk siis see õlitamine on nagu halvasti. Et õli ei ole siia keskkonda õige asi. Ütles, et kui ma selle ümber teeks, oleks hästi. Soovitas mul ühte Bona tootjat. Vaatasin seda Linkona põrandakeskusest saab. Räägin kohe Linkona põrandakeskuse kauplusjuhatajaga läbi ja ehk saan selle siia võtta. Ehk siis ma oleks täna tahtnud selle töötasapinna siin põranda küll kinni tõmmata ja olla valmis ahju tellimiseks, aga kuna ahi on veel transporti, siis mul on selleks aega, et ma nüüd täna pühapäev ja esmaspäeval tegelen selle õliga, lihvin põranda üle ja siis teeme ta nii-öelda vastupidavamaks. Kes vähegi näeb, et ma teen midagi valesti, andke kohe teada, et
minu jaoks tundmatu inimene leidis ka mu telefoninumbri, helistas, et andke ainult tulla, et aitäh kõigile, kes kommenteerivad ja niimoodi edasi tegelevad. Seniks ma sain ka tagasisidet, et ma võiks rohkem näidata, kuidas ma asju teen. Et praegu on nagu see, et selle poole ma tegin selle kivikaitsega ära. Siin on nagu siuke kole, minust kõige koledam on nagu see külg, et selle osa ma tegin ise ära. See on kole ja see on siuke enam-vähem, ta ei kobruta. Ma panen kaamera käima, ma lihtsalt näitan, kuidas ma seda teen, et ma leidsin omast arust suht hea viisi, kuidas seda teha. Et lähmegi paneme statiivi peale ja hakkame tegema. Nii, see on selline kummine kaitse, ma ei tea, eelmine omanik on sellise peale pannud. Siin on selline motipi kivikaitse. Osa on piustatav, osa on pintsliga pandud, et jääb õhem kiht, et ma panen siia juurde. Siuke tööriist, mis on siis Fein, vist on Fein on ühe tootja nimi, tegelikult see peaks olema multitööriist, ühesõnaga see tera siin nüüd väriseb. Ja see on selline tavaline tera, neid on saagi ja kõik, aga lihtsalt siuke pehme tera spaatel. Ja sellega on väga mugav sellist asja eemaldada, et ma näitan kaugelt, vast näitan lähemalt ka, et lihtsalt tööle ja ta nagu väristab hästi lahti. Ma nüüd hakkan tegema, näitan lähemalt ja siis tulebki see maha võtta, et siin vist tundub all kõik hästi olevat, et mõned kohad mullitavad, aga tahaks nagu viisakamaks saada, et hakkame tööle. No vot siis siuke, tegin siit ka paremaks ja see, et see on nüüd siis see motipi mingi kivikaitse purgis, siuke tõmbad pintsliga peale. Eks pintsliriibud jäävad näha, aga kui see ära kuivab, siis ma tõmban siia selle aerosoolis peale, et saab nagu ühtlasemalt siukse. Ma nüüd las see kuivab ära ja siis ostan seda parandusvärvit parist kohast, kus on värv võib-olla maast saab parandada ja siis peseks juba selle bussi nagu täielikult ära. Ma arvan, et nii palju need keretööd on küll, et nagu visuaalselt okei välja näeb, et ei ole mingi näitusautot, tähtis, et siit ikkagi pitsat saab. Ma arvan, et täna siit ka nädalavahetusega lõpetame. Sain just sellelt põranda Madiselt ühe kõne ka, et kuidas teha, nii et loodan, et saan varsti põrandat lihvima hakata. The next day. Ja siin ta on. Ahi lõpuks. Saan näidata ka, mis ahiga siis tegemist. Seekord ei võtnud enam seda Kosni toodangut. Seekord ei võtnud siis seda Ooni toodangut, mis mul pitsagise peal on. Vaid võtsin siis selle Kosni oma, et on näinud seda päris paljud kiidavad ja ma nagu tahtsin rohkem ka teha. Et praeguse ahiga ma ei saa teha nii palju järjest. Eks kivi hakkab jahtuma, sellel peaks olema 3-sendine kihi, 2 kiht soojustust ja suurem pind ka ja leek natuke teistmoodi, et võiks olla parem. Nüüd aga siis see põrandavärk, et ma tõstan mööbli välja, lihvin ära, panen siis uue peitsi ja lõpuks siis laki peale, et teeme selle korda ja siis paneme tööpinna tagasi kinni ja hakkame ahi paigaldama. Nii palju sain tehtud, et päris visalt tuleb see maha. See on siis mingi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7,5 laud tehtud. Vist kulus mingi 3 liivaoverit, ma ei tea, mul said nüüd kõik otsa, ma pean poodi minema. Hakkan nüüd järgmise laheliste peitsima. Aga noh, loodetavasti selle tõttu tulemus on parem, kui saab selle korralikult ära lakitud. Juba praegu on näha, et ta läks siit tõesti nagu mustaks, hakkas mingit jama koguma, et
teeme pigem kohe korralikuks, pärast on jama. Aga ma hakkan nüüd neid liiste värvima. Nii, siukse masina rentisin. See põranda lihvimine oli väga keeruline. Siia saab mingit tallad alla panna, või tähendab lihvpaberi. Ma loodan, et ma ei tee siukseid faili nagu sellega tehakse, et sellega on võimalik läbi seina sõita. Ma pole seda kunagi kasutanud, nii et vaatame, kuidas sellega lihvimine läheb. See lihvtald on siis selline. Keerad tagant mootori lahti ja paned selle suure paberi siia ja kahepoolne ka, et ühe paberiga saab 2 korda, et umbes mingi 5-8 euroni need olid ja siis sellega peaksid saama, et usun, et on hea. See tüüp, kes mulle selle andis, ütles, et ta ei ole seda ise kordagi kasutanud, nii et suht tore, aga ma arvan, et see on all ja siis nii ta käib ja siis tegelikult vist on nüüd jõudu tööle, et hakkan proovima. No. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Miks see ei tööta? Ei toimi väga see lihvimine mul sellega, et ma käisin käve ehituspoes, võtsin need väiksed paberid, suht jämedaid. Plaan on siis see, et sellega see maha saada, et siin on see mastiks vahepeal. Kui lihvida ainult lauda, nii et paber läheb vähe mastiksi peale, siis on hästi. Aga kui sa nagu sõidad üle selle mastiks, siis see täidab selle paberi väga kiiresti ära. Nii sai selle puhtaks. Et nüüd ma annan sellele uuesti tooni ja siis lakin, aga selle tooni andmisega ma teen küll hoopis nagu niimoodi. Ja tehtud. Pintseldamine on nagu pintseldamine, et las see jääb tegemiseks, et nüüd teeme lakkimisega samamoodi. See on nüüd esimene kiht lakki. Later. Ja nii, teine kiht lakki siis peal. Praegu tundub läikid peaks olema täis matt. Nii et anname aega kuivada ja vaatame, kuidas ta kuivanud on. 1. mai, vaba päev. Eesmärk oli mai alguseks valmis saada, ei saanud. Ahi on valmis, tähendab ahi on tulnud. Võtsin ahju alt lahti, tal on küll üks hea kinnitus olemas. Et see on nagu ahi põhja pealt. Tal on siuksed nupud ja keskel ka selline M8 keere. Ma proovin nendest jalgadest kuidagi toetama saada ja siis siit kinni tõmmata, et see on originaallahendus. See ahjutootja müüb ise ka sellist jalga. No mingit, kui sul pole nagu kuskil saad panna, et sa saad sinna alla see kinni tõmmata. Ma kasutan seda ära. Ma tahan ta natuke tööpinast kõrgemal saada. Igatahes, vähemalt oli eesmärk. Eesmärki päris ei täitnud, aga ma usun, et nädala lõpuks ehk saab ahju sisse proovima. Mul on siin praegu siuke tunne, nagu mul on 2 elektriautot. Üks läheb, teine läheb. Tegelikult siin on kuumapuhur, et õues ei ole nii soe, et see kütab natuke soemaks. Aga ma hakkan tegema siia poole seina seda lisatasapinda, köögitasapinda, kuhu mul on mõeldud ka kraanikauss. Ma hakkan vaikselt ehitama, et mul on see järgi, see mis sellest eelmisest korrast jäi. Näitan seekord natuke protsessi ka. Filmib, jah? Okei. Lammutame esialgu selle vana raami siis lahti, et mis siia pandud sai. Lahti. Käisin söömas vahepeal. Muide sellist kohvi saab pärast bussid ka. Kes tahaks kohvi ja pitsat, siis ikkagi valmis panema. Tundub, et mul
on varsti juba siuksed avamisplaani mõtted. Praegu vihma sadama. See ei ole üldse minu plaanidega kooskõlas. Teeme siukse asja nagu talk and build. Obsessed garaaži tüüp teeb ka siukest asju. Proovin seekord siis mitte mõõtudega mööda panna, et teeks kohe ilusti. Nendest saab juba pealmise ruudu kinni, jalad ja mul on üks salamõte ka seal, tahaks ühe leti niimoodi, et tuleb ülevalt välja teha sinna. Teeme ära. Nii, kui ma nüüd tegema hakkan, siis ma näitan paar nii-öelda minu jaoks nippi. Võib-olla teie jaoks on see igapäev, aga kui ei ole, siis eks saab midagi head. Ühesõnaga, meil on vaja, kuna ma tahaks hästi, põlved haiged, mul on mingi pehmenduse. Ülihea see Eva matt, autosse tellisin need matid, sain ka see mingi põlvematti. See on siuke kärgmuster, et kui kellelgi viskab reklaami ette, siis ma päris soovitan, et mitte just selle põlvematti pärast, aga autos. Kuidagi väike ilu ja see mustus on siin sees, et ta ei käi ringi. Igatahes, et saada nüüd ideaalselt sama pikad latid, ma teen niimoodi, et ma panen need pitskruviga kokku. Siis on saagim sääks just, et siis on mõlemad täpselt sama pikad. Nii-öelda pikkuvidi kui, et siis ei ole seda muret, et üks on paar milli pikem, paar milli lühem. Siis ta hakkab nagu mingi hetk hakkavad väed tulema. Kui sellega saagides ma olen avastanud, et nii on hea. Vool on ka vaja. Rookie mistake. Ja nüüd pikkus ei muutu. Saame märgime peale. Nii, see on ülemine ruud, ehk siis tuleb ta nii. Võib-olla läheb kaadrist välja, ei ole hullu, varsti korrigeerin. Ja see on täpselt nii, et siia mahub see mu planeeritud kraanikaups ära. Ja nii ongi, laseme selle kokku. Puurin avad ette, sest nii servast võib minna ots lõhki. Nüüd teine pool. Nii, tasapind valmis. Nüüd on vaja teha jalad ja põhi. Ma teen ühe samasuguse peakruudu veel valmis, aga ilma selleta. Aku on ikka vähed täis, kus laadin panna. Nii, mul oleks vahepeal laadija tühjeks, ma panin vahepeal laadima. Igatahes panin selle siia ära, et siit saab see rattakoobas siis tulla. Mul oli siuke tükk vineeri ka, et ma panen selle siit poolt, panen otsa kinni, siia on see nagu tagune pool, aga siit eest ma vaatan, et proovin kaasta nii palju ära, et siit lõikame selle sisse, selle seina süvend, et maksimaalselt ära kasutada seda pinda. Ma siia taha planeerin teha ka selle lippseina või mis iganes. Saaremaal Kuressaares oli üks pubi, lounge, tiksumiskoht. La Barbara või La Barbara. Ma sain alati hääldasin seda valesti, aga sealt ei siuke mingist ehitusest üle. Sain selle endale. Ma pean kaamera vahepeal kinni panna, muidu ma ei saa edasi filmida, et ma laen natuke akut ja siis lõikan vahepeal selle ära. See on lihtsalt üks aega lõikamine, nii et näeb juba mõne hetke pärast. Tasamind on nüüd peal. Panen selle segisti ka kohe see kõige serva ära, et siin oleks vaba tööpind ja siis segistin siit poolt. Märgin selle kuidagi peale
kui segiste panna umbes siia, siis siin on nii palju seda tila küll, et ta läheb kraanikaussist, seda tasub alati vaadata, et mõnikord selliste riigiagentega kõige odavama pakkumisega majandasin näha, et segiste ots on siin ja kraanikauss on siin, et noh, väga ebamugav. Kui see on siin, siis kraanikauss saab siit alata, siit samast ja tuleb ilusti. Sellepärast me panna seda siia, veid siia otsa, nurka. Hästi. Nii, see ongi paigas. Siit peab lõpetama. Nii et näeme juba siis, kui tõstame selle sisse. Nii, see on see tasapind, mille ma siis valmis sain. Et kraanikauss ja pealispinda ja muud asja pole teinud, aga see on sees. Lõpetasin just lae. Ehk siis siiamaani ka, kuhu tuleb valgusti siin. Eesots on veel tegemata, sest et ahju korstina lahenduse teen sinna. See on vaja ära lõpetada ja siis saab selle lõpuni teha. Ma tõstsin nüüd mööbli tagasi sisse, põrandad on tehtud. Ehk siis sinna läheb siuke ahju kõrgendus. Ma tahaks, et ahi oleks mingi meetri 20, meetri 30 peal kivi siis. Et umbes siia tuleb, tegin siukse raami keevitasin, et siis on see kõrgemal, alla saab panna, mida ma olen siiamaani katsenud, et saaks panna pitsalabideid ja sugust nüanssi. Aga kuna täna on juba laupäev ja kui te videot vaatate, on pühapäev või midagi enamat, siis jätame siit selle asja seisma ja näeb ju järgmises videos, kus ma siis loodetavasti panen seda korstenit, et näeme järgmine kord.